Mina olen Katrin, olen 25-aastane ja olen õppinud keskhariduse baasil hobumajanduse erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses Eestis. Umbes 4 aastat olen töötanud hobusekasvataja ja ratsutamistreenerina. Eelmisest töökohast lahkusin, kuna puudusid piisavalt edasiarengu võimalused. Tegin päris palju tööd tallitöölisena ja koristustöölisena. Ma olen tööd otsinud umbes aasta aega. Minu erialased kohad on täidetud, kuid välismaale ma tallitööliseks ei soovi minna ja kruumiks samamoodi, nagu on seda teinud teised. Abi sain Töötukassalt rahaliselt ja Johannes Mihkelsoni keskuselt psühholoogiliselt ja nad aitasid ka ette valmistada mind tööotsinguks. Nad saadavad mind ka praktikale, tänu millele loodan leida ka head tööd. Eestis töötu olla on raske nagu igal pool mujal maailmas. Toit on kallis ning mõned säästavad rahaga kõhu kõrvalt. Palk ei ole töökohtadel eriti suur ning tänu sellele peab vaatama, kuidas tööle saada ja kus elada. Minu eesmärgid on siiski enda erialal jätkata. Vajadusel lähen õppima ja ma loodan, et ma leian enda erialase töö. Olen tööotsija 1,5 aastat olnud. Töökogemus mul praktiliselt puudub ja olen töötanud suvekuudel. Tööd ilma hariduseta on Eestis raske leida. Mina olen lõpetanud põhikooli, kavatsen minna edasi Kutsehariduskeskusesse toitlustusteenindust õppima, et saada keskharidus ja tulevikus vajadusel ka kõrgharidus. Et Eestis tööd saada on vaja haridust, kogemusi ja tutvusi sellel erialal, kus tahab töötada. Noorel inimesel ei ole kerge, kuna õpingud on tasulised ja ilma kogemusteta on raske tööd leida. Olles tööta olen saanud rahalist abi perekonnalt ja sõpradelt. Vahepeal läbisin ka tööotsingu koolituse Johannes Mihkelsoni keskuses ja Tartu Rahvaülikoolis programmi uuesti õppima. Minu hirmud on, et ma võin valida vale eriala, mille ma jätan pooleli. Ja minu soov on, et ma leiaksin selle õige eriala, millega ma tahan terve oma elu tegeleda ja kindlasti käin ka karjäärinõustamisel, et saada õigele otsusele.